No tervitus. Raputan teid natuke üles nüüd või? Võib nii olla või mitte. Või peaks nii olema või peaks. Aga see on võib-olla üks teema, millega ma ärritan väga palju inimesi, mille kohta ma saan väga palju heiti. Aga saan ka kiitust ja tunnustust. Nii et kui teie seas on keegi mõni selline, kes destruktiivselt on minu peale kade või vihane, et kurat, selle venna ma pussitaks, kui oleks võimalik, siis mu tegevus on oma eesmärki täitnud. Nii et kõik, mis te loete või kuulete mu kohta, mida ma ütlen, mida ma olen öelnud, see on natukene provokatsioon, et inimeste hinge ärritada natukene. Ma loodan, et ma täna ka ärritan teid veidikene ja ärge tundke kadedust, vaid võtke seda kui edasiviivat jõudu. Investor Toomas enne tegi siin ühe ostu, LHV aktsiad. Mõne aja pärast te kõik kahetsete, et ei teinud sama ostu. Nii et ma kiidan selle heaks, olles LHV siseinfo valdaja, kiidan ma investor Toomase teo heaks. Minu enda ostud on ka kõik avalikud ja ma olen aina juurde ostnud pangaaktsiaid või grupi aktsiaid ja kavatsen ka sel aastal teha 200 000 eest vähemalt seda. See olgu teile ka üks vihe. Nagu saunalaval niimoodi pilgutad silma, et ärge võtke minu sõnu kullana. Selleks, et pärast on teil kurat hea öelda, et aga Hein ütles. Vaata, Raisk Roosaare võttis käest kinni, viis meid planetisse, eks. Me andsime oma raha sinna, värdjas Roosaare, eks. No, tema on süüdi. Mina ei ole süüdi. Kui te seda teete, te ise olete süüdi. Nii et tehke ise oma otsused ja see on võib-olla ka disclaimer sellele, et need mõned slaidid, mida ma teile siin näitan ja läbi kappan ruttu, ärge võtke endale seda eeskujuks. Need on minu valikud, need on minu teod ja kui te teete samamoodi, siis mina ei ole süüdi, kui asjad ei lähevad sinnapoole, eks. Nii et vaadake peeglisse. Tavaliselt on see süüdlane seal. Ükskõik, mis probleem meil elus ka ette ei tule. Okei. Siin on varad. Ja see varade mull sisaldab muud varad ja finantsvarad. On selge pilti, on ju? Väga lihtne. Jätame need muud varad praegu kõrvale, aga lähme kohe edasi finantsvarade juurde ja need finantsvarad on siis need, mis on minu investeeringud või meie investeeringud Mariliniga ja neid on juba aastakümneid nagu loodud, jõutud sinna, kuhu olen jõudnud ja see on nõudnud väga palju tööd, mida ma tegelikult ei taha teha, mis mulle tegelikult ei meeldi. Aga ma olen sunnitud seda tegema, et rahuldada natukene oma seda sisemist tasakaalupunkti või leida seda õiget kohta, kus ma tunnen ennast hästi. Ja need finantsvarad, nagu te näete, jagunevad tõesti erinevate kategooriate vahel. Siin on ka isiklik vara, ettevõtete varad, selleks, et meil teisi osanikke ei ole peale minu ja Marilini, nii et siis ma mõtlen ettevõttes, aga ka abielus meil teisi partnereid ei ole. Või on? Ei tea. Ei ole vist, eks. Ja seetõttu võib siis öelda, et tegelikult see mull enam-vähem sisaldab seda, mis meil on olemas. Need numbrid ja protsendid on enam-vähem täpsed, aga numbrid võivad eksida võib-olla mõnes koogis umbes 100 000, aga mõnes koogis äkki ka 500 000. Selleks, et eriti kui kinnisvara inimesed siin räägivad, siis me täpselt ei tea kinnisvara väärtust enne, kui see on müüdud. Ja see on ainult hinnang, mida annab naakler või see on nii-öelda finantsvalemitega välja arvutatud hind sõltuvalt tootlusest. Nii et kõik need numbrid ei ole mitte väga täpsed.
ainuke, mis täpne asi on börsiaktsiad ja teine on siis sularaha. Need on ju selles väärtuses, nagu nad peaks olema. Kinnisvara on umbes 10 miljoni eest tõesti, see on ärikinnisvara. Seal on hunnik, kui Selverist oli jutt, hunnik Selveri poode ja veel mõned sellised, nagu laohoone või kuidas sa seda nimetad, mõned korterid, mõned majad. Ja see on kuradi hea business, see on vinge business. See ei pea mitte midagi tegema. Selver küll aeg-ajalt küsib midagi, et kuule, seda ja toda aga need saab kiiresti lahendatud, aga iga kuu kukub sulle ühe arve põhjal kontole kena kopikas. Ja mis saaks olla ideaalsem, kui sa ei pea mitte midagi tegema, aga sulle kontole laekub raha. Soovitan, kui te olete elukondlikus kinnisvaras, soovitan vaikselt hakata ka vaatama ärikinnisvara. Tõesti, see on natuke suurema mahuline, nõuab võib-olla rohkem raha, aga ta on väga hea business. Nii et ka mina plaanin suurendada seda portfellit veel ja veel. Siin on rahaturud. Mis on umbes pool, nagu ma näen, jah. Ja tõesti niimoodi see on, kui me algul rääkisin siin LHV-st, rääkisime, siis mina olen kahjuks õnnetumas olukorras kui teie. Sellepärast, et olles ka nõukogu liige ja üks suurematest omanikest, siis minule kehtivad igasugused reeglid ja näiteks kui ma tahaksin täna sellest portfellist loobuda, siis mul see ei õnnestu mitte kuidagi. Mul ei õnnestu isegi 10 000 eest müüa, sellepärast et meil on pidevalt siseinfo, pidevalt on meil need sulgunud aknad, kus me ei tohi müüa ja siis on iga kuu mõni päev, kus sa võid teha tehingut. Sa ei tee ühe päevaga ühtegi tehingut ära, kui sa tahad natukene rohkem müüa. Nii et sellisel juhul saaks teha börsiväliseid tehinguid, mida mina olen ka kasutanud, et osta suuremas koguses ja ühe korraga. Aga siin börsivara hulgas on loomulikult ka mitte ainult LHV aktsiad, vaid ka erinevad portfellid, mida ma erinevate strateegiate jaoks olen loonud. Mõned ma näitan teile kohe, aga see tootluskandavad varad ja aastane rahavoog, siis te saate umbes teada, mis see nagu tootlus võib, natukene kulud maha ja ma sellel aastal ootan isegi 1/3 võrra suuremat tootlust või rahavoogu. Siin oli üks bränd. Siin jah, muud bränd. See on 0 hinnaga, aga bränd, mida ma kuidagi olen tahtmatult suutnud luua, toob aastas sisse paarsada 000 eurot, nii et see bränd on hea võimalus võtta bilansis üles materiaalset vara ja sellega mängida kasumiga, eks? Aga praegult ta üleval ei ole. Siin on mõned portfellid, mis ma tõin välja. Ma pean panema prilli ette, siis ma näen ka. Siin on mul isiklikud paar portfellit ja mõned aktsiaportfellid ja kui me räägime siin sellest strateegiast, kuhu me kohe jõuame, siis minu strateegia on alati olnud, et osta ja hoia. Ja kui te vaatate nüüd seda, nii, seda tabelit, siis te näete siin ühte tavalist kasvukontot, mida ma toidan juba 4. aastat. Ja ma olen teinud 20 aastat erinevaid kasvukontosid. Siin on näide 4. aastat järgi mööda toitev konto või toit, mida ma toidan. Ja ma usaldan Warren Buffettit rohkem kui see ennast, nii et Berkshire on siin sees ja tema teeb paremat tööd kui mina ja ka teised suuremad tegijad. Ja te näete, et tõesti see nii on. Iga kuu läheb siia 1500 eurot. Ja 3 aasta tulemus 47%. Töötab, uskuge. Ja see on see liitintress, mis pärast sisse hakkab lööma, eks. Mida edasi sa lähed.
Siin on üks dividendiportfell ja eriti riskantsete dividendide portfell, kui LHV välja jätta. See tootlus on siin lausa üle 20% ja seda ma toidan täpselt samamoodi iga kuu, ma arvan, et 10 000, kui mitte rohkem. Siin on üks aktsiafondide pilt, kus on Eesti kõige parem kinnisvaraettevõte ehk Eften ja see on esmaspäevane pilt, täna mul enam seda kontot ei ole, kui enne Eftenist räägiti, siis Lev ostis selle ära. Ja miks ma müüsin? Sellepärast, et ma pidin ühte oma laenu restruktureerima, mis tähendas, et ma pidin midagi tagasi maksma ja kuna mul sularaha ei olnud, siis ma pidin milleski loobuma. Aga ma ostan selle jälle tagasi, et see on hea variant, et seda saab alati tagasi osta, võttes osa ka igasugustest emissioonidest ja jällegi olles siseinfo valdaja Efteni puhul. Marilyn, kes on Efteni finantsjuht. Hea positsioon on ju. Kõike tead, aga paljusid asju teha ei tohi. Hea küll. Strateegia, osta juurde, reinvesteeri ja hoia. Disclaimerina veel kord, et see on minu strateegia. See ei pruugi sobida sulle. Sa oled hoopis teistsugune inimene, sa teed hoopis teistsuguseid otsuseid ja sa tahad näiteks olla spekuleerija või kaupleja, palun väga anna ka pihta, eriti Bitcoiniga, eks. Nii palju, kui torust tuleb. Saate oma need vitsad kätte, mida ka mina olen teinud ja sellest on küll juba tükk aega möödas. Aga see on väga hea õppeprotsess ja õppeprotsess tavaliselt maksab raha ja kui te börsil õpite, siis te kaotate ilmselt selle protsessi käigus raha ja saate vastu teadmisi. Nii et kõik on tasakaalus, eks. Võidad jõus, kaotad tee pikkuses. Alati. See kõige põhilisem strateegia, mida me teeme börsil, kui me börsist räägime. Me teeme börsil seda, et me lähme sinna võitma raha. On ju? Kõik me tahame võita raha. Mis juhtub tavaliste investoritega väga tihtipeale, kes ei ole professionaalsed, iga päev seda ei tee, juhtub see, et nad kaotavad pigem raha. Kui nad ei ole järjekindlad, kui nad ei vali omale õiget strateegiat, mis neile sobib, siis nad kaotavad kahjuks. Me näeme seda Bitcoinis, kus noored 25-35 aastased sellised kuradid testosterooni täis härjad loodavad rikkaks saada, aga siis, kui tuleb jälle kukkumine, on nad Facebookist kadunud ja enam ei kiida oma tegevust, eks. Sellepärast, et närvid läksid läbi. Ja see võit läks minema. Nii et ära kaota raha on tegelikult see strateegia, mis teil peaks olema börsil või investeerides üldse. Kui te ei kaota raha, siis järelikult te kas säilitate oma varandust või võidate. Anja? Siin on üks hea näide selle kohta, kuidas sa pead nagu seda ahnust ja hirmu ja kõike muud enda üle valitsema. Kui sa vaatad seda graafikut, kollast graafikut, siis siin on üks nendest dividendi aktsiatest, mis ma enne näitasin. Kollane graafik on igapäevane börsihind. Sinine joon seal all näitab minu keskmist ostuhinda. See tähendab, et mustad täpid kollase graafiku peal on kõik need punktid, kui mina ostsin seda aktsiat juurde. Ja nagu te näete, siis ma olen seda edukalt ostnud juba, siin on vist 23. aastast, aga äkki isegi varem juba. Ja nüüd järsku 24. aasta teises pooleseks hakkas see aktsiahind kukkuma. Nagu ikka börsil tuleb ette. Kas tulemused olid viletsamad, kas dividendi natuke vähendati, pluss emotsioon ka juurde. Ja kuna ma ostan tõusvalt turult mustade punktidega kogu aeg, siis ühel hetkel, kui graafik hakkab langema ja kui ma oleks jäänud sinna püsima oma sinise joonega, siis mis oleks juhtunud siin kohas? Ma proovin sihtida. Siin kohas. Oleks juhtunud, et minu hind oleks siit samal tasemel ja ma ei oleks julgenud osta, selleks inimesed ju ei julge osta, kui börs kukub. Aga ma tegelikult 4-kordistasin oste ja te näete seal umbes 8 punkti selle langustrendi peal. Kui enne oli 8 ostu tõusutrendi peal, siis selle väikse aja jooksul ma ostsin neid aktsiaid juurde
Ja tänaseks päevaks on see rohele või sinine joon juba kukkunud turuhinnast allapoole, ehk minu ostuhind keskmine on juba langenud. Ja see tähendab ühte, et teil peab närvi olema, te peate teadma, mis te teete, ja kolmas asi on see, et teil peab olema raha, et toetada oma tegevust. Teil peab alati olema tagavara. Te ei saa sellest loobuda. Nii et see on selles mõttes hea näide, kuidas asjad tegelikult niimoodi töötavad, aga tavaliselt juhtub niimoodi, et see sinine joon jääb sinna püsima, kollane kukub alla, investoril on närvid läbi ja ta võtab 40% kahjumit välja. Nii see elu on. Need on need minu filosoofiad. Ja see tasakaal ja olla iseenda peremees, mis on väga tähtis minu jaoks. Ma ei taha aega veeta börsil, ma ei taha tegeleda mingite tööprobleemide lahendamisega, vaid ma tahan teha seda, mida ma tahan. Ja mulle sobib see väga hästi, isegi see, kui ma mitte midagi ei tee, pean lõunaoinakut või käin koertega jalutamas, siis see mulle sobib väga hästi. Perekond, lapsed ja sõbrad ka kaasa arvatud, eks. See tasakaal on minu jaoks tähtis ja tegelikult see tasakaal väljendub järgmises pildis ka, millest me ei ole siin rääkinud ja millest keegi ei räägi, on see, et kui sul tervist ei ole, siis pole rahal mõtet. Kui sul raha on, aga tervist ei ole, siis tervist sa ei osta raha eest. Ja see, mis tähendab minu jaoks tasakaal, ongi loomulikult ka tervis. Minu eesmärk on võimalikult tervena püsida veel natukene rohkem aega kui Eesti mehe keskmine eluiga ehk 58 ja mina olen 58. Siin on see pilt, kus minu tasakaalupunkt siin vasakpoolsel graafikul näitab, et ma taastun kiiresti ja minu stress on madal. Nii et mida üles nurga poole, seda ideaalsem on minu sisemine tasakaal. Ja parempoolsel graafikul näete te sama asja, aga terve aasta jooksul toimunud punktide liikumine. Nii et ma enam-vähem olen suutnud ennast hoida seal keskel, aga aeg-ajalt see punkt liigub kõigist sektoritest läbi. Ja see tervena elatud aastat nutiseadmed näitavad minu vanuseks 48, ehk siis veresoonkonna ja südame iga. Ja see annab ju tegelikult mulle nagu piltlikult öeldes 10 aastat veel juurde, kuigi ma peaks oma tervena elatud aastat nüüd lõpetama juba. Sellest ma kirjutan ka raamatus väga pikalt. Kirjutan oma filosoofiat, kirjutan oma sisemaailma, kirjutan ausalt, tunnistan üles asju, mida teinekord ei teeks. Räägin asjadest, mida avalikkus ei ole kuulnud. Nii et ostke siit või tulge minu leheküljele seda raamatut ostma. See silt siin rinna peal tähendab seda mitte raha, vaid sinu haritus, sinu teadmised ja sinu haridus. Suured tänud, see jäi minu viimaseks esinemiseks sellel aastal suuremaks, ma natukene tõmban tagasi, et seda sama enda tasakaalupunkti hoida ja nagu Äripäev täna hommikul veebis kirjutas, et ühes pealkirjas, et Soomes oleks Raivo Heina banaanidega loopima hakatud, see ei olnud mitte halvustavalt öeldud, vaid seal oli teisel teemal jutt, siis ma ei taha, et mind banaanidega tegelikult loobitakse, mulle see ei sobi. Ja seetõttu ma natukene tõmban tagasi, aga küllap ikka kuulete. Aitäh teile!